ei ole olemas sükest nagu ette antud rada, kuidas enam ei ole kohe kindlasti seda olemas, kuidas mingi ettevõtte tippu viia. Kõik tundubki juhtub, veab. Aga miks mingil ettevõttel ju veab, on see, et talle tekib ilmselgelt piisavalt suur hulk kliente, kellele õudselt meeldib see. Järelikult see ettevõte läbi oma tegevuse ja oma väärtuste, mida ta oma turunduskommunikatsioonis ja juhtimisstiilis nagu kuvab, haakub selle hetke turunõudmistega. Seega mulle tundub, et ainus asi, mida üldse on tark jälgida, ükskõik mis sektoris, on trendid. Kuidas turg muutub, mis toimub, sellepärast, et turustada oma ettevõtet, siis ma pean olema atraktiivne just praegu olevale nagu tööotsijale ja just praegu maailmas olevale tarbijale, mida tema tahab. Ja nüüd vaata, siin on küll minu arust päris pull asi, mis on juhtunud, et mis trendi tasuks väga selgelt jälgida, ongi kogu see eneseabiturg. See eneseabiturg on kõikide aegade, kõikide tipus, mis tähendab see hulk inimesi, kes otsivad väljapääsu sellest elust, mis ei vasta nende ootustele, on tohutu suur. See tähendab, nad käivad koolitustel, nad loevad raamatuid, aga kui vaadates neid, millest praegused raamatud kirjutavad, eks ju, hästi palju on muutunud see sellisest edukirjandusest, mis oli 80-ndad, 90-ndad, et kus täpselt nagu me ennem rääkisime, sea eesmärk, tee plaan ja hakka tegutsema, on pöördunud olemise kirjandusse, süksesse rahusse, hetke nautimisse, inimeste väärtustamisesse enda ümber, toitumise muutmisesse, kirjutatakse igasugustest psühhedeelsetest ainetest ja nii edasi. Ja vaata, nüüd juhtubki see, et kui mina juhina ei ole kursis sellega, kus ja millistel koolitustel käivad vabal ajal oma raha eest, on need tantra, mis on mingi armastuse kunst, või on need mingisugused, ma ei tea, meditatsiooni ja jooga kursused, kus inimesed reaalselt õpivadki vaikust ja õpivad nagu mitte tundma pidevat vajadust eesmärke saavutada, vaid õpivadki olema rahul sellega, mis on. Need on minu töötajad, nad käivad sükestel koolitustel. No ma ei räägi minust, vaid ma olen ühe firma juht. Ja neile tekivad täitsa uued liidrid ja mõtte suunajad, kes on nende jaoks mentorid ja iidolid ja nüüd tulevad tööle. Ja kui nende juht räägib vanakooli juttu pingutamisest ja raskest tööst, siis see juht kaotab automaatselt autoriteedi nende inimeste silmis, seda nad ei näita välja, aga nende lojaalsus langeb, sest neile tundub, et nende juht ei jaga matsu lahti enam, kuidas tegelikult asjad maailmas käivad. Ja vaata, nüüd on ülioluline asi see, et need töötajad ju suhtlevad väga paljude inimestega ja nad räägivad sellest ettevõttest oma tutvusringkonnas ja kaudselt, kui neile tundub, et ettevõtte sisemine juhtimine ei ole kooskõlas hetke maailma trendidega mõtlemises, siis automaatselt nad hakkavad sellest ettevõttest rääkima halvasti, mis kaudselt hakkab mõjutama ettevõtte äritulemusi, sest ettevõtte väärtus uute intelligentsete inimeste silmis väheneb, sest neile tundub, et see on vana mõtlemisega firma. Ja teine asi on, et see ettevõtte turundus järelikult ei ole varsti enam ka haakuvuses turunõudmistega. Näiteks praegu on väga oluline trend on toortoitumine ja üldse toitumine, tervis. Ja kujuta ette siis üht hotelli, kes jääb maha sellest uuest liikumisest, kus on väga suurt rõhku pandaksegi siis antijooksudantide rikkale toidule ja nii edasi ja nende kõik kohvipausid, mida see hotell pakub, on ikkagi küpsised ja kohvi ja nii edasi. Ja nüüd satub järjest rohkem olen inimesi, kes saab aru, et see küpsised ja kohvi ja need on tervisele nagu mingit pidi mitte nii kasulikud kui mõned muud asjad näiteks. Ja automaatselt hakkab tekkima ju jälle eelistus. Lähme, eelistame kohvipausiks või üldse konverentsideks neid hotelle, kes on kursis trendidega toitumise maailmas, trendidega isiksuse arengu maailmas. Ehk see uus peale tulev sihtgrupp inimesi, kes väärtustab vaimsust, see on nii suur. Ja kui ettevõtted ei suuda seda vaimsust oma turunduskommunikatsiooni sisse panna, sest nad ei tea sellest ise midagi, nad elavad veel vanas maailmas, kus said teised reeglid, edu ja raha, siis nad jäävad ühest kasvavast seltskonnast ilma, sest vaata, see kasvav seltskond on ju selline, see on algul nišš, alati väike nišš, käivad mingitel imelikel koolitustel,
aga siis nad räägivad oma sõpradele ja kui need sõbrad näevad, et inimeste elu on muutunud, siis nad tunnevad ka huvi nende kursuste vastu ja siis tekib mingi kommuun, mis kasvab Ameerikas olev Burning Man, Norras olev Ting, nii edasi, sajad tuhanded inimesed üle maailma, mis on kasvanud miljonitesse, kes tahavad hoopis teistsugust reaalsust, teistsugust elu ja nad hakkavad tarbima ettevõtteid, kes pakuvad neile läbi oma turunduskommunikatsiooni seda, mida nemad otsivad. Ja nii juhtubki, ma ennustan ette järgmist aastaste trendist seda, et esile tuleb hästi palju väikeettevõtteid, kes on nišis. Nad ongi need fännid, kes tegelevad, kes on raha pannud teisele kohale, kes on pannud südame esikohale, seega nad teevad mingit asja nii hästi, teevadki mingi toortoidupoe, toortoidurestorani ja korraga on see üliedukas, sest nad teevad täpselt, pakuvad selle hetke turu vajadustest lähtuvalt seda, mida turg vajab. Mingid suured hiiglased, neil pole midagi turundusega enam teha sellepärast, et kliendid tahavad midagi muud. Seega trendide jälgimine on hästi oluline ja praegu see eneseabi trend on asi, millega peab kursis olema. Üks turunduskanaleid, mida sa pead ilmtingimata hakkama kasutama suurendus, aga mingisugune blogindus, vahet pole, kas sa kirjutad või sa räägid või mis on sinu see vahend. Aga igal juhul sul on, kuna sa teed asja, mis sind huvitab, siis sul on ilmselgelt rohkem infot selle kohta kui teistel. Ja kui sa seda suudad välja kommunikeerida, siis sa muutud arvamusliidriks oma valdkonnas. Ja see arvamusliidri staatus tõmbabki sulle nagu tähelepanu ja turu. Aga kui sa ei ole ju nišis ja ei tegele sellega, mis sind huvitab, siis sa ei saagi saada parimaks. No. Ja siis sa oledki sõltuv sellest massturule loodavast reklaamist ja hakkadki kaotama raha väikeettevõtjatele, kes tulevad nišipõhiselt välja. Ja neid tuleb kogu aeg järjest rohkem ja see liigub sinna. Ja kui ma mõtlen seda, et mul ei olnud 2 aastat isegi oma kodulehekülge, ainus, mis ma tegin ja mitte mingil muul eesmärgil, kui ma lihtsalt osanud midagi muud teha, oli see, et ma salvestasin oma kliendi tagasisidet koolitustele videovormi ja inimesed nägid seda YouTube'is ja tänu sellele ma sain Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 ametlikuks külalislahkuse koolitajaks, tüüp, kellel ei ole kodulehte. Ainult seepärast, et mingisugused inimesed nägid neid videosi, mis ma olin pannud netti ja tundsid, et judal on midagi öelda. Ja ma arvan, et täna muutub just oluliseks see video kvaliteet. Et ma võin eksida. Aga ma arvan, et see, mida räägiti 2 aastat tagasi, ja näiteid ikka leiab maailmas, et tee mingi suvaline koduarvutiga või filmiga arvutiga mingi blogi, peaasi, et on sisu väga hea. No ma ei tea, mulle tundub, et see võib olla suur takistus, et nagu kui sisu on väga hea, aga sa näed ebaatraktiivne videos välja või see taust häirib vaatajaid, siis sa kaotad terve hunniku vaatajaid juba sellepärast, et video ei ole nii vinge nagu täna, kui tehtaks väga kvaliteetsete kaameratega, filmiteks, kasutatakse muusikat, montaaž. See on oluline, et see turundusel kvaliteet hakkab lugema kindlasti, sest konkurentide kvaliteet muutub heaks, ja video on ikkagi super, seepärast, et läbi aja on telereklaam olnud kõige võimsam justkui sellepärast, et see pilt on nagu öeldakse 1000 sõna, eks ju, ja see täna saab iga inimene teha oma telekanalina, oma ärile ja räägi ainult asjast, mida sa teed nagu vaimustuselt, kui sa oled ise halb jutumees, siis leia keegi teine, kes räägib sellest asjast, võib-olla mõni töötaja sul, aga nagu räägi asjast natuke ja leia mingid inimesed, kellele meeldib ka videomontaaž ja tee mingeid loovaid asju, et see ju nii levib praegu, see sotsiaalmeedia ikkagi mingit niisama juttu ju ei levitata. Ta peab olema veits nagu kiiksuga ja veits või huvitavalt tehtud, et seetõttu tasub investeerida ju kindlasti sinna. Et siin on mõned ettevõtted ju Eestis suuremad firmad on teinud oma töö värbamis mingisuguseid asju, vahepeal ma ei saa jälle nimesi mainida, eks ju, värbamis nagu kuulutusi videovormis, et näidata, kui kihvt on nende ettevõte. Ja siis sa vaatad seda ja see video on nii halvasti tehtud, et jääb pigem tunne, et just on nõme ettevõte. Kuigi on jumala kihvt, aga ongi oletama kehvti ettevõte ja ma teangi, et ongi, aga videost, kuna see tehti halvasti, jääb mulje, et väga nõme. Et see videoproduktsioon on hästi oluline. Ja mulle tundub, et praegu on videoproduktsiooni puhul muutub ka oluliseks just see loov inimeste kaasamine, et see creative oleks seal nagu sees, kiiks, et see on see turunišn.